Siis oli nii, et me jõudsin oma selle rännakuga Läänemaale, vennas oli mul seal, ta oli ka vaimulik. Ja jäin esialgu sinna peatuma nii, et oli siis juunikuuses. 14. juunil ma mäletan, ma sõitsin Pärnusse sisse. Enne Pärnut juba sõitsid nende veomasinad minust mööda. Ma mõtlesin, mis asi see on, paar-kolm inimest on peal, püssimees on nurgas teisest. Et see õige asi ei ole. Ja kui jõudsin sinna Pärnu preester poole, ta ütles, et meil on täna must päev, et rahvast küütatakse. Ja ma siis jätsin oma reisivarustuse nende poole sinna, sõitsin Papiniidu jaama juurde. Riigid oli jõudnud, ei julgenud aga mindagi, ruhutun neid ka. Ja siis, kuidas ta asi tookord täpselt käis, nii et ma seda ei näinud, rahvast oli nüüd saatjaid seal. Nii, ja siis kui ma Läänemaal olin, see oli siis 21. juuni hommikul tuli see teada, 22. Ma mäletan, millal teada sinna jõudis, et sõda on alanud, et Saksamaa on peale tunginud. Ja siis oli selline lugu, et 19. septembril oli seal Klooga selle sõjaväelaagri kõrval oli juhtide laagad midagi 1500. Ja need lasti maha. Ja tuleriitida põletati. Ja siis me käisime need juhtide maha lastud ja põletuskohti vaatamas ja ise imestasin, et 20. sajandil selline pilt, nende 5 tuleriita oli, kusagil all olid palgid 6-meetrilised. Ja sinna oli siis kihthalge, kihtlaipu. Kihthalge, kihtlaipu. Need valati mingi põleva vedelikuga üle, vähemalt see oli mingi plahvatus. Me olime öösel 19. vastu 20. Me kõik olime seal väljas ärevelselt seda kohtumis ka ja käis parukargatus ja tulesammas käis üles. Vaatasime, et just mõni laev läks miinile, et meri oli ligidal. Aga tuli väikid selline see oli. Ja, aga siis ei olnud küll aimugi nendest Poola surmalaagrite ja Auschwitzist ja kõik osvinsime. No nii. Ja siis iga päev käis keegi vaatamas, et kas venelane on tulnud või ei ole. Ja ükskord oli minu kord minna, sõidan jalgrataksin laagrisse. Eemalt vaatan, et seal kaugemal on mingid mustas riietus olid ja punane lint ümber käe. Need olid mõningad ellu jäänud juudid, kes jõudsid ennast ära peita seal parakides. Need seal poisid, kes seal ketus käisid, nad rääkisid, et olid kohanud need elusaid veel ja poistil on need vormid seljas, saksa vormid pealegi SS veel. Olguid need tundemärki enam ei olnud meil anda, need meie kompani poistel, mul ainult oli, mul oli Tallinnas vaja käia. Ja nad olid seal paluma, et ärge tapke meil. Ei, me oleme teised, meil tooks, meil tutvud ei. No ja siis vaatan, et eks midagi, et rahulik on kõik ja sõidan tagasi. Ja sain just juba nii selle värava ligidale. Mul õnneks ma keerasin ära niimoodi. Vaatan, Vene pildist tuleb sisse, automaaturid päev. No ma ei hakanud kiirustama ka nii, et arvatud kohe tähelepanu. Aga siis oli mingi plank aed sealt olla varju saint, siis panin nii. Jõudsin küll, et poisid, venelane on laagris. No ruttu pingi kokku, karpelu põllu peale vahele maeti maha. Aga enne oli meil juba riitud ära, osalt oli need saksa-frentsid ära pärvitud, see oli suur pad oli tulel ja 7 meid olime. Üks oli 4 põssel ja 3 olid kaasad tulnud külla ja jäiti sinna nii-öelda lõksu. Ja need õmblesid tekkidest meile püksid seal ja varajal hommikul sinna viimine oli ka kaunis pimedaga öösel nii-öelda ja hommikul siis ülemist jaama. Vaatasin pikk on ees nende väiksed kaubavagunid, need suured 60 tonnist väiksem. Ma ei mäleta palju neid sinna ühte vagunisse läks üle 20 võis olla küll. 2 märid olid kahekordsed. Väga külm oli too talka. Ja siis need, kes olid vastu seina magasid, need olid hommikul riietaga seina kinni külmunud. Aga
aga ellu jäi meie vagunitest ei kõik ellu. Noh, loksutati meid seal paar nädalat vist, aga ta ajataju oli ka kuidagi selline imelik, sest toit oli kehva ja nii aju ei töötada. Ja jõudsime siis ühel heal ööl nii-öelda õhtusel ajal kusagile, käsutati maha, no vagun kõrged, supsis hops lumme, seal olid käsku ja sadis, istugu lumme ja vaata, mingi suur aed on seal ümber, või selline pikkadest latidest, ei tea, ise mõtlesin, et ei tea, mis ta nüüd on, mõni sopoosu, mis ta on seal, kolm. No, oligi väike laager, viidi sinna, näidati magamisase kätte naride peal, ma veel võtsin, mul oli üks selline sügismantel oli, vihmamantel oli nüüd peal, nii et võtsin sellest ära, panin endale peale nii. Ja tol momendil tulid need vargajõmmid tulid meid röövima sinna. Vihmamantel rööviti mul ära, testaati ka, tolle ma jõudsin ära päästa. Meid oli neid 22 meest ja pärast oli kuulda 31 naist ka. Kuhu muu ešelon läks, ei tea. Ja need meestest moodustati väikene brigaad. Karantiini ajaks oli 2 nädalat. Punusime, me sidusime need labamatte, mis oli mingi selline kasvatati aedvilja ja see oli põllumajandus, kallakul oli tool aastal. Ja siis ühel päeval juhtus nii, et lõunasöögi aega me olime millegipärast tsoonis. Ja naised olid sööma lõpetanud, pidid välja minema ja mehed tulid lava kaudu sisse. Need on klubi ja see on ühes koos. Ja meie brigadir oli üks Tallinna mees, Jõerüüt, nagu ma mäletan, Eesti me ei mäleta. Ja ta hõikas, et naised, oodake võidike, me laulame teile hüvasti jätuks. Kusagil timbus info välja, et nemad naised saadetakse ära. Info peale, naiste punkti läks. Ja mis te arvate, mida me laulsime? Me laulsime neile hümni.